So, we're here. Let's see if we can find where Luigi is running. I hope it's somewhere there on the stadium, but let's find out. No nii, kus läinud on siis? Mis ta siin on? Et proovin ikkagi uute elu kommete ja harjumustega vaikselt sina peale saada. Praegu külm ei ole, otsa rajalt tulid? Ma panin just jope selga, vaata. Ma nagu jopes joosta ei kannata, siis hakkab ikka väga palav. No mis ta siin läinud? Ei selles mõttes, et eks ma tegelikult olen ikka natuke liigutama hakanud ja mõtlen kõvasti toitumise parandamise peale. Küll aga ma ei näe kuidagi, et siin piirkonnas 6 pakk domineeriks, pigem 4 pakk on see, mis siin mingit rõhutab kuskil midagi. Ma arvan, et kaal on jäänud laias laastus samaks, küll ma olen võib-olla väike vastupidavamaks, tugevamaks saanud ja nii. No, vaata, mul on see, et lapsed käivad seal ujumistrennis ja siis nende trenni aja, mis ma seal basseini ääres ikka norutan, et proovin nagu hästi palju nõnda edasi-tagasi ujuda ja tihtipeale õnnestub mingi 1200-1300 meetrit nagu läbida selle poole tunniga, mis mul antud on. Ja laias laastus see ongi tegelikult nagu siuke ainus kõige stabiilsem sport, mida ma teen. Küll aga üritan kodus selle ergomeetrit vihaseks saada aeg-ajalt. Et selles mõttes on natuke keeruline, aga seda tugev on nagu väljakutse. Sest et nagu näha 6 aega eriti midagi muutunud ei ole, et nüüd ei ole mitte ainult nagu enam 6, vaid ainult 5. 6 jäänud. Ma nagu põhimõtteliselt väldin hästi kaloririkkaid toite. Süsiväsik, jah. Et küll ma nagu söön väga rasvast liha ja siukseid asju, seda ma umpsen. Aga siis ongi, et kui sünnipäeval panen mingit torti või värki, siis automaatselt on see enesetundes kohe tunda, et siuke raske on olla, vaata. Sellest tekib ka kohe siuke loidumus, et ei viitsigi väga midagi teha ja annab kohe kaalunumbriks tegelikult tunda. Mitte automaatselt kohe, aga paar päeva või mingi päev ei ole enam, oleneb kelle sünnipäev on, siis vastavalt sellele paar päeva ei teegi nagu midagi ja siis sellel on niisugune nagu pikem efekt. Laias laastus ei ole, aga eks mul kaal tegelikult kogu aeg köigub. See sõltub, reede õhtuks on mingi suhteliselt väike ja esmaspäeva hommikuks on jälle nagu kuskil tagasi. Et kui ma nagu viimati kaalusin, siis ma kaalusin sama palju nagu 6 aega tagasi. 123,9. Praegu oli vist 124,1 või nii on. Selle erinevusega, et eelmine kord, kui me kaalusime, mul oli kõht täiesti tühi. Nüüd ma kaalusin täiesti täiskõhuga. Sa sõid 200 grammi? Võib ka nii jälle. Okei, aga tegelikult kaal polnud ka oluline, nagu me eelmises episoodis nagu tõdesime, aga kas midagi siin midagi on muutunud? Pilt oled teinud? Jaa. Pildi järgi, enda vastu on ikka alati hästi raske olla objektiivne, pigem oled hästi kriitiline endaga, eks ole, aga võib-olla mul ei ole neid vanu pilte alles ka, et mul pole ju nagu seda võrdlusmomenti. Iga vaata saab ise siis hinnata. Ja muidugi. Ma ikkagi arvan seda, et ma olen laiskond. Näiteks kui ajateenijaks lähed või nii, et päeva pealt on nagu nii kardinaalne režiimi muutus, et see on suht jõhker. Ja mis siis tähendab seda, et see ka tekitab väga tugeva vastumeelsuse kogu selle jama suhtes. Okay. Ja kui sa nagu päris maailmas avastad üks moment, et kurat ma ei viitsi, et seda nagu enesepiinamist on selliseid tugevaid inimesi, mina ei jaksa nii. Küll aga ma mõtlen, et see mingi, mis ma natuke juba olen teinud, et teeks nagu veel. Et see nagu see algus võiks siuke nagu sujuvam olla.
aga kindlasti ma tahan ka rohkem tulemusi näha, et ma tahaks, et mul see kaalunumber ei hakkaks mitte 1-2, vaid 1-1 ja 1-0 nõnda vaata. Huvitaval kombel on väga positiivset tagasisidet olnud. Et kas siis inimestele on meeldinud see sinu filmikunsti stiil, ka seda on väga palju olnud, aga päris mitu inimest helistasid ja kiitsid ja tund aega rääkisid juttu, rääkisid, minu vanused, vanemad, enam-vähem on ju, et jube lahe värk, ise umbes sama asja mõelnud ja võib-olla nüüd hakkavad tegelema. See on kõik väga tore, kas nad ka seda teinud on, ma ei oska öelda, pole kontrollinud, küll aga selline suhtumine mulle on andnud väga palju lisamotivatsiooni ja mõnes mõttes ka kohustanud, et inimesed nagu elavad kaasa, mis on iseenesest hästi siuke tore ja südant soojendav, et aitäh teile kõigile. Ja, kindlasti sunnib rohkem, et juba see, et vaatan kuupäevad, okei, 2 nädalat on mööda läinud, mis pärast esimest videot umbes nii oligi. Esimesed 2 nädalat ma ei teinud mitte midagi. Me ju 18. veebruar filmisime ja vist äkki 2. märts hakkasin reaalselt midagi nagu päriselt tegema, eks ole. See oli seotud osaliselt ka sellega, et mul lapsed olid haiged, ma ei saanud ujuma minna vaata koos nendega, et kus ma nüüd ikka jätan. Ja see oli natuke sundseis, aga see ei ole vabandus, et mul on kodus ergomeeter, ma võin ju sellega kodus ka teha. Laiskus oli päris tükk aega. Sul oli laiskuskondid ees? Tead kust haiglust? Ladina keeles laiskuuskondid ees. Võib küll olla. Ja see kõige tore, kui me sellest oleme lähti saanud ja selleks on kindlasti ravimid, aga... Ei, mulle meeldib, kui inimestel ikka huumor on hinges. Ma saan tükk aega vunts 500 peal ringi käia ja et õppisin täna uue haiguse. Kuule, aga ma ei lase sul siin külmetada, et peale treeni on kindlasti tark ennast nagu puhkelainile saada ja... Ennem oleks ilus pesus ka ära käia. Mõtlesin, et järgmine kord vaataks üle lähemalt toitumist. Näitame rahvale, kuidas teed toitu ja mida nad saaksid sealt õppida või siis saame järjekordselt tagasi, et nii ei tohi üldse teha. Olgu, olen nõus. Kuule, aga siis siit anname kuu aega järgmise saateni sulle ja läheme laiali. Olgu. Igatahes. Igatahes. Tahad mingi käppa suruda veel või?